umbes 2 kuud tagasi avastasin ma oma rämpspostkastist, nagu meili rämpspostkastist kirja. Mingi, nagu see kirja oli väga kummaliselt kokku pandud. Ilmselgelt see oli hiinlane, kes seda kirjutas. Ja kuna see nägi nii kahtlane välja nagu mingi skämm või midagi, siis see läks automaatselt mu rämpsposti. Aga ma avastasin selle ja siis põhimõtteliselt siuke firma nagu Blooming Jelly tahtis saata mulle riideid ja siis vastutasuks ma pean tegema video sellest. Ja see on see video. Sain valida välja 10 asja nende veebi e-poest. Nende kollektsioonist Autumn Winter 2018 ja neid riideid ei olnud seal palju valikust, neid oli nagu väga vähe. Seega ma valisin välja nagu mingi alla 3 asja, mis mulle meeldisid ja siis ma pidin hakkama valima muid asju, et saada nagu 10 set täis. Kõik riided tellisin suuruses S ja riided maksavad seal suurusjärgus $30, $40. Ja ma sain need kõik tasuta. Seega alustame videoga. Nii halb. Tere, long time no see. Ma nüüd lõpuks sain kätte pakid. Käisin postkontoris. Siis need riided tulid 2 pakis. Mul peaks olema siin kokku 10 riideset. Aga see tuli avatuna. Nad olid postkontoris nagu, et kas ma tahan seda või taha, kuna see on avatud, seega ma ei tea, mis sellega juhtunud on. Siis me nagu pohku andke mulle, on ju. Et ma loodan nüüd midagi selle pärast puudu ei ole. Esimene asi. Okay. Mis neil on lahe on see, et kõik riided tulevad siukses Blooming Jelly kotikeses. Ma tean, mis see on. Põhimõtteliselt sealt saidilt ei olnud vaata väga riidid valida, eks ole. Seega, oh my god. See on vist kõige pehmem asi, mida ma jälle katsunud olen. Okay. Kõik riided on suuruses S, just saying, kuna S-ist väiksemat numbrit ei olnud. See on siuke lukuga. Lukk on veits halva kvaliteediga, aga no elab üle. Siis seest on mingi siukene imelik nagu läbi paistev materjal. Aga pehme iseenesest. Neil on isegi oma logod. Ma ei tea, kas te näete? Blooming Jelly. Ei, normaalne. Issand, see on nii pehme. Mulle meeldib. See on kleit. Seal oli erinevaid värve. Ma võtsin valge ja mustaga. Ma arvasin, et see on nagu puuvillane materjal, aga see on, ma ei tea, mis materjal see on. See ei ole nagu mingi cheap õhuke, no okei, see on õhuke materjal, aga see ei tundu väga cheap, aga see ei ole puuvill, see on hästi imelik materjal. Oh my god, ma ei ole vist kunagi siukest materjali katsunud. What the fuck? Ma ei tea, ma kardan, et ta on veits see-through. Nagu veidi, väga võimalik. Aga siuke nunnu kleidike. See on ka kleit. See on vist kõige ilusam asi. See on siuke asi, mida ma actually tahtsin. Aga teiste videotes, kui ma vaatasin, siis see kleit nägi veits imelik selles välja. Tal on taga on lukk, aga ta on tagant hästi
madal, avatud. Ma ei tea, mis selle luku point on, aga okei. Ma kardan seda, et mulle jääb see kleid suureks. Ja see võib mulle vabalt suureks jääda, eks näis. See on kampsun. See oli ilus kampsun, ma lihtsalt võtsin selle, kuna ma pidin midagi võtma. Siukene kampsun. Siin on need küünarnuki asjad. Okei, see näeb väga cheap välja. Materjal on iseenesest, siuke klassik a la H&M. Jah, ma ei tea. Siuke meh. Võib-olla näeb isegi cool seljas välja. Mul ei ole haljaimagi, mis asi see on. Oh my god. See on siuke nagu kudum. Aga see on vist kõige õhem kudum, mida ma olen eales katsunud. See on siuke, et tagant läheb nagu laiaks. Seal oli hästi palju erinevaid värve, aga ma võtsin siukse. Oh god, mulle ei meeldi üldse, kuna nagu, kui sul läheb asi nagu alt niimoodi laiaks, seda on nagu eest veitsa näha. Ja kui see ei ole samad värvi kui muu, siis. Ja ma ei tea, väga õhuke. Oh my god. Lihtsalt panen pildi sellest asjast. Ma võtsin selle naljaga, kuna see nägi nii lollakas välja selle modelli selles ja ma mõtlesin, kes kunagi kannab siukest asja. Ja pildi peal tundub nagu see oleks siuke pehmest kootud materjalist, on ju. Aga ei, see on polüester. Tea, kas te isegi näete. See peaks olema nagu särk, millel on siis vöö. Oh my god, see on nii halb. Ja nad küsivad selle eest, mis oli mingi 30 eurot, 40 eurot. Mida fucki, oh my god, ma ei taha teada, miks selles veel. See peaks vist olema üks mingi pidulikum särk. See on siuke, et nagu õlakohtadel on nagu need asjad. Ja siis eest on siuksed paelad, seda nimi on mingi butterfly shirt vist. Ja, ma ei tea, Hiina. Oh my god, Põhimõtteliselt seda seelikut, kui mina ostsin, oli kas kollane, siuke sinepikollane või siis musta värvi. Siis ma võtsin musta värvi. Ja siis nüüd, kui ma uuesti veits
vaatasin neid asju, siis sinna ei tulnud juba lillat värvi ja punast värvi. Seega ma olen veits disappointed, et mul ei ole antud siukest valikuvõimalust. Aga kui ma vaatasin neid pilte, siis põhimõtteliselt osadel piltidel nägi välja nagu üli high-class-seelik ja osadel piltidel nägi välja nagu mingi pakstu. Seega jah, see on selle enam nagu PVA liim. Kas te teete nalja mulle või? See ei näe üldse välja nagu pilt ju. Oh my god, kui halb. See on siukene seelik, et kui sa tahad, et see näeks nagu kena välja, siis sa riigid ära ja siis istud korra maha ja siis juba on perses lihtsalt. Oh my god, see on nii halb materjal. See on siuke, ma isegi ei tea, see ongi nagu vakstu põhimõtteliselt. Mida te... Põhimõtteliselt see kampsun oli ka äkki mingi $30. Ja ainuke asi selle kampsuni juures, mis seal nagu eriliseks teeb, on see, et tal on nagu südamed küünarnuki kohtades. Ja vaatasin piltidelt, see ei ole isegi nagu... See on lihtsalt mingi alaliimitud siia peale. No mida pekki... Ma ei tea, see on nii halb lihtsalt. Nii halb. No kus see näeb ilmselt kaugelt, ma arvan, et nagu okei välja, aga lähedalt sa oled lihtsalt nagu... Kas sa värvisid gouache'iga endal küünarnukid punaseks või mis teema? Ma ei kanna siukseid asju, aga ma huvi pärast ta võtsin sellepärast, et mind huvitas, kas see on nagu päris villast või villasarnasest asjast. Aga ma muidu siukseid asju ei kanna, kuna see on minu meelest nii mitte minu stiil. Siis, et põhimõtteliselt asjade kvaliteet on, no see varieerub, aga see ei ole kindlasti väärt seda, mis need asjad maksavad. Ma never ei kulutaks oma raha nende riiete peale, nagu ma sain tasuta need. Ma ei tea, mida ma nendega teen, kuna nagu enamus neist asjadest ma ei kanna, eks ole. Et jah, kvaliteet annab olla, ütleme niimoodi. Ei ole kõige parema kvaliteediga asjad. Lisaks kummaline on see, et ma tellisin kõik asjad S-suuruses, kontrollisin üle kõik nagu seest, mis suurus need on. Need kõik on S-suurus, kuna väiksemat suurust ei ole. Eks nende kõige väiksem suurus ja kõik need riided on mulle suured. Mis on kahtlane, kuna ma ei ole nagu kõige peenikesem inimene. Seega ja nagu enamus asju ma ei saagi kanda sellepärast, et need on lihtsalt suured mulle. Ja mul on teile ka väike teadaanne. Ilmselt selleks ajaks, kui ma selle video üles panen, ma olen juba levil ja teen oma suusainstruktori litsentsi. Ja jah, ma lendan praeguses ajamõistes siis järgmine õhtuspäev levile. Ma ei tea, millal see video üles läheb, praegu on 20.
november. seega ja ma lähen levile ja ma lähen terve hooaja ehk siis kevadeni mingi aprillini maini olen levil, teen seal tööd, suusatan ja uisutan. seega ma ei tea, mis saab minu YouTube'i channel'ist praegu, kuna ma kahtlen, et mul on salaga teha YouTube'i videoid. Ma võin teha teile alla mingeid vloge, et kuidas on elu levil ja lihtsalt mingi teile cinematic mis see sõna on? Cinematic kaader, ma ei tea. Ühesõnaga, et teha teile mingeid ilusaid loodusklippe. Aga ja ma ei tea praeguse seisuga, mis saab minu YouTube'i channelist ja ma väga vabandan. Aga ma olen väga kaua tahtnud tegelikult teha tööd suusainstruktorina. Ma olen seda teinud Eestis, aga ilma litsentsita, mis on tegelikult illegaalne. Seega ja, nüüd ma saan päriselt minna ja olla suusainstruktor ja õpetada inimesi suusatama. Seega ju, just saying. Ma väga vabandan, kui see video on veits teismoodi, võib-olla igavam, et ma ei rebi nii palju kildu või midagi. Ei olegi, või noh, kindlasti on põhjuseid, miks ma praegu siukses töös olen, aga ütlesi kell on 12:30. Tahtsin öelda, et kell on mingi 10 hommikul. Aga kell on 12:30 ja ma olen ainult ühe kohvi joonud ja ma ei ole veel midagi täna söönud, kuna ma pidin Anni viima kooli ja kohvreid käimas otsimas, nagu sellepärast te näetegi terves videos kohvrid, kuna ma olen in the middle of packing my shit. Aga ja, ma vabandan, kui see video on võib-olla igav, kõlab igavalt, kuna ma lihtsalt peale selle, et ma lähen levile, mul on eraelus veel asju juhtunud ja ma olen veits off praegu, kuna ma ei tea. Üks asi on näiteks sellepärast, et ma nägin eile õhtul oma sõbrannad, kes sõitis siia minu juurde, et nagu näha mind veel viimast korda 10 minutiks öösel. Seega võib-olla see lõi mind veits nagu rivist välja. Aga ja, loodan, et andestate mulle selle, et ma nii vaikne olen või igav olen või tuim olen. Ma ei saa midagi teha, ma ei taha olla nagu mingi fake personality, nagu ma olen aru saanud, et paljud inimesed, kui nad on kaamera eest, nad lihtsalt panevad selle maski ette ja nad lihtsalt räägivad ja on, aga ma ei oska nii, või no, ma võiksin niimoodi teha, aga see nõuaks minul päris suurt pingutust ja praegu mul ei ole võtta seda energiat kuskilt. Ühesõnaga ja, viska subscribe ja jätta like ja kirjutage mulle, milliseid suusateemalisi videoid te soovite saada see talv, seega ja. Peace, mida? Bye!